Mina soovitan meestel sarnaselt, nagu sina just kirjeldasid, ma soovitan, ja mitte ainult meestel, hakata unistama. Inimesed on minetanud unistamise võime ja paljuski on süüdi selles näiteks meie telefon, sest et telefon annab nagu kogu aeg nii palju visuaalset ja audiostimulatsiooni, et meil see parem ajupoolkera puhkab ja samamoodi atrofeerub, et me ei suuda kujundeid enam luua peas. Ja üks viis, nagu sa just ütlesid, on see, et tuletada meelde, mida sa nooruspõlvest tahtsid ja millest sa unistasid. Ja mul oli huvitav näide, me tegime siin Pärnus ühte meestele väikest seminari ja üks mees, siuke hallipäine, selline autoriteetne härrasmees seal klubis ütles, et jaa, mul oli ka siin üks unistus, et lapsepõlves ma unistasin, et saada bussijuhiks. Ja nüüd oma siis aupaklikus eas, kus ta on mingi 60 ringis, otsustas ta seda unistust täide viia ja sõidab mingisugust Pärnu-Ikla liini 2 korda nädalas vist teeb seda lihtsalt niimoodi oma töö kõrval. Tal ei ole tööd vaja teha, aga ta teeb seda lihtsalt selleks, et oma unistust elada. Ja see on väga ilus minu arvates. Jah. Sellest oli, kunagi oli artikkel Tai kuningriigist, et seal oli üks siis miljonär, kes ühel hetkel lihtsalt oli piisavalt rikas, et müüa oma äri maha ja hakata tegelema, mis talle tegelikult meeldib, ehk tema see selline vajadus oli või missioon oli hoida maailm puhas. Nii. Ja tema tahtis hakata kojameheks. Ja see oli siis reaalne nagu miljonär, kes töötas kojamehena. Sellepärast ta võis endale seda lubada, sellepärast, et talle lihtsalt see asi meeldis. Et see ongi see, et julgus teha elus neid asju, mis sulle tegelikult nagu meeldivad. Ja mitte karta seejuures, kui me räägime ehedusest, siis mitte karta ja seejuures ka seda lapselikkust. Et mul on mingi lapsik idee või unistus või millest ma unistan, ma olen nüüd suur mees, ma hakkan nüüd siukest asja tegema. Ma toon ühe näite. Ma elasin noorena, meil ei olnud peres palju raha ja ma pidin ise endale taskuraha suht hankima. Tegin koolis mingit äri või niimoodi, aga kunagi ei saanud nii palju raha kokku, et oma võib-olla soove või unistusi täide viia. Ja ma mäletan, et ma käisin näiteks spordipoes ja mulle meeldisid ühed mingid tossud. Ja need olid mu lemmikud ja ma iga päev peale kooli läksin, vaatasin neid tosse. Maksid mingi 1500 krooni või mingi ulme summa, mida mul loomulikult nagu ei olnud kuskilt võtta. Ja siis tead, mis ma tegin? Nüüd suureks kasvades ma otsisin need samad tossud eBayst ülesse. Ossa. See on 95. aasta mudel. Ossa. Ja ma ostsin need endale eBayst ja käin nendega ja tuletan endale seda lapsepõlve meelde ja mõtlen, et ma tegin selle teoks. Olgu läks palju aega, sellega läks, aga ma sain oma unistuse. Et kuulajatele olgu öeldud, et Igor võttis praegu ära oma tossu jalast ja näitab mulle seda tossu, see on tal käes. See on jumala äge toss. Ja see on pumbaga toss ja neid toodetakse siiamaani ja nad siiamaani maksavad mingisugune 150 €. Aga eBay's on neid saada. Ehk et mõte on selles, et ükskõik kui veider see unistus ei ole, tee ta teoks. Ja tead, kui hästi ma tunnen, kui ma need tossud iga kord jalga panen. Ma tervendan oma sisemist last sellega. Iga kord, kui ma neid tosse vaatan. Ma näen, et see on võimalik. Sest siis see tundus minu jaoks võimatu. Ja ma programmeerin enda sisemist seda uskumust ümber sellega. Absoluutselt. Ma just eile mul oli ka üks mees klient ja ma soovitasin talle täpselt sama asja. Et võta üks lapsepõlvest üks unistus või mingi asi, mis sul ei tegemata või midagi, mis sul isa lubas, aga ei teinud. Vot. Ja ole nüüd ise endale, isa eest. Võta nüüd see vastutus ise enda eest, sest nüüd on juba olukord nagu teine ja tee see ära. Ja sul hakkab kergem, sul need võib olla kauged lapsepõlve vajadused, mis sinu programme ikkagi mõjutavad.
nad saavad selle lahenduse ja saab, siin on selline nii-öelda, psüühika saab selle kerguse tunde, et sul on jälle mingi sisemine väike nagu linnuke on kirjas, sul hakkab hinges kergem ja sa saad oma eluga edasi minna. Et mitte olla kinni nendes vanades programmides, mis sind mõjutavad vanast ajast, aga hakata juba looma mingisuguseid uusi asju. Et asjad loksuvad paika Jah. ja uskumused saavad ka nagu korda sellega, et noh, et raha ei kasva, mis need programmid olid, ega raha ei kasva puu otsas ja... Ma tänan sind, et sa vaatasid selle video nii kaugele ja kui sind see teema huvitab, siis ma soovitan sul liituda selle kanaliga ja sa leiad siit kümneid ja kümneid selliseid kasulikke näpunäiteid, videosid, intervjuusid ja podcaste, mis aitavad sul paremini mõista nii ennast kui võib-olla ka oma kaaslast. Liitu selle kanaliga ja otsi üles kõik need teemad, mis võivad sulle huvi pakkuda. Ja arvesta, et ma pidevalt täiendan seda materjali siin kodulehel ja siin YouTube'i kanalil. Vajuta nuppu subscribe ja lisaks ka see kellukene, mis annab sulle teateid iga uue postituse kohta. Aitäh sulle!